Selleks, et garaažis valgem oleks, sai ostetud uus lamp. Vahepeal saime lambid lae alla. Leedid põlevad. Hakkame just siis mootorit maha võtma. Eile sattusime nii hoogu, et lammutasime kõik laiali, aga mitte midagi ei filminud kahjuks. Aga noh, õnneks paar pilti tegime, need paneme siia vahele. Mida? 13 voldiga. Vahepeal on progressi toimunud. Plokikaaned on juba maha saanud. Seisavad siin nurgas. Üsna jubeda vana õliga kaetud. Auto näeb väga lage välja. Aga iseenesest siin plokk tundub päris okei. Järgmiseks võtaks selle tuulutuse siit lahti. Siis keeraks mootori teistpidi ja vaataks, mis siin sees ka on. Viimati sai siis mootor laiali võetud. Need jupid on siin igal pool laiali. Siin on need pead üle, notakatusel, turbogranaator ja nii edasi. Ühesõnaga see alumine ots ootab nüüd siis sepiskepsu ja riipildi. Et siin on nüüd kõik on paljas, aga need on veel sees. Et see on nüüd lähiajal plaanis siis uuesti ehitada kõik. Kolvirõngad, kepsud, saaled, kõik tuleb ära vahetada. Aga praegu siis on plaanis see, et paneks sellele mootorile prügikoti pähe ja ülejäänud pesuvahenditega prooviks siis selle kapoti alusega midagi teha. Et see on siin viisakalt öeldes suht rõve. Et vaatame, kas siis tuleb sellest midagi välja ka, sellest puhastusprotsessist. Aga muidu mootori poolest tundub kõik korras. Plokk on ka üsna hästi säilinud, et peaks ikka saama oma tulemuse kätte, mis me ootame. Nii mootori sai siia kilekotti pakitud, kaaned on ka kile sees. Nüüd siin veidi olen juba relakaga traatjärjega puhastanud, et tundub, et saab asju. Keeme kallale ei ole veel osunud. Vaatame, mis edasi saab. Veidikene sai vist puhtamaks. Nüüd oleks vaja siia mingit alusvärbi või mingit primerit midagi. See on natukenegi viisakam välja näeks juba. Ja päev ongi õhtusse saanud. Nüüd siis on happekrunt on peale kantud. Ja me ei olegi see kapoti all nüüd nii jõudne. Ehk siis näis, milline ta välja näeb, kui see ära kuivab hommikul. Ja siis saab järgmise kihi peale panna. Krundi värvus iseenesest on ainuke, mis poes pakkuda oli. Seetõttu siis selline roostepunane, aga ega siia peale läheb teine värv, et seda ei paista välja, et pole vahet.
mis veel nüüd tehtud sai, on see, et juhtmed sai viidud siit tagant, sealt läbi selle lantseka siis ja siit august välja toodud. Varasemalt nad käisid siit pealt, aga nüüd kuna need suured turbod tulevad siia, et siis arvatavasti sulataks neid juhtmeid, et seetõttu panime need peitu. Ja no kokkuvõttes ta näeb välja ka puhtam. Lumi värvimiseks kasutame siis kobrat. Niisugune asi mõeldud kastikate kasti värvimiseks. See on siis toonitud nii valgeks kui võimalik, et auto kere värviga klapiks. Siin on siis kõvendi. Ja siin on törts lahustit. Vastavalt lahusti kogusele jääb siis see nii-öelda värvitekstuur, et kas ta jääb siuke krobeline või libedam, aga üle 20% ei tohi panna. Kuid proovime nüüd järgi, mis saab. Hetkel on siis krundituna ta selline ning mingi hetke pärast võiks ta nüüd siis juba valgem olla. Ega potialuse värvimine sai ka siis valmis. Seesama valge kobra läks siia. Ta ei ole päris täpselt ära kuivanud, aga kuna seda värvi ma ostsin nii palju, siis ma otsustasin ka selle tunneli siit alt ära teha. Et vähe viisakam oleks see. Roostekaitse parem. Kokkuvõttes võib tulemusega rahule jääda, vähemalt praegu. Oleneb, kui hästi see värv siis puhastatav on nüüd ja kaua ta valge püsib. Eks see selgub. Aga mootoris sai ka kepsud siis välja pekstud vahepeal. Mitte pekstud, vaid keeratud ja võetud, aga noh. Vänt välja kõik tundub korras olevat. Lokiseinad on ka viisakad, kolvid ja loksunud ega midagi, et peaks saama ilusti kasutada seda kõike. Kolvid ise on siin mootoripesu vahendi sees ujumas. Nii saab nad hästi puhtaks. Et siis pärast hiljem kokku panna uute kepsudega ja rõngastega. Aga praegu ongi siis sellest kõik. Järgmine video siis ehk on nüüd sellest, kuidas neid kolvi rõngaid ja kepse siia tagasi paneme, et alt ploki uuesti kokku saaks.